Meil ei ole seda, kus mul on Vaata, pane suured. share screen on. Teeme. Nii vist jah. Nii. Siia alla. Nüüd juba ei ole. Enamasti ei ole nüüd juba. Nüüd ei kajaks vaata. Siis seal on vaja mikrofoni välja lülitada. Mikrofon on järgist. Nii, aga kuidas see liigub? Vajutab peale. Hiirega. Kuulge, üks klikk läheb kaader ära, järgmine klikk läheb kaader tagasi. 2 korda peab klikkima. Nii. Panen selle taustaks siia. Tore, aitäh. Imiteerige siis kuulajaid. Ei, aga mis? Alustame või? Kuulajad on olemas. Tere kuulajad! Tere kõigile! Kaunist pärastlõunat, hämarat, jõuluaegset pärastlõunat. Eesti 200 tutvustab siis täna oma hariduse programmi, mis koosneb üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse osast. Nii-öelda Zoomis kuulajatele siis infoks nii palju, et me vahepeal pausi ei tee, me teeme ettekanded ära, aga oma küsimused küsige, kirjutage palun chati. Nii et kui me oleme umbes 15 minutiga oma selle programmi tutvustuse ettekande ära teinud, siis me vastame küsimustele, mis on teie poolt tulnud. Mina olen Kristina Kallas, minu kõrval on Aleksei Jašin. Haridusprogrammi on veel kokku pannud eksperdina meil ka Indrek Lillemägi, kes täna kahjuks siin ise küll kohal olla ei saanud, aga meie kolmekesi oleme suures osas olnud selle töörühma juhid, kes hariduse valdkonda on juhtinud. Kõrgharidusprogrammi osa eest vastutas meil Katrin Kiisler töörühma juhina. Nii et see on olnud siis meie ekspertide grupp, kes on seda programmi kokku pannud. Aga nüüd, enne kui me läheme reaalselt haridusprogrammi punktide juurde, on oluline alustada tegelikult sellest, et Eesti 200 jaoks on hariduse valdkonna puhul tegemist, kui mitte kõige prioriteetsema, siis ühe kõige olulisema poliitika valdkonnaga Eesti arengu mõttes. Oleme üsna veendunud selles, et selleks, et tänasest olukorrast, kuhu Eesti oma arengus jõudnud on, nii-öelda keskmise või kergelt keskmiselt kõrgema tasemega sissetulekuga riikide gruppi, siit nii-öelda edasi liikumiseks ei ole vaja ehitada nii-öelda rohkem teid, rohkem välisinvesteeringuid teedesse, rohkem raha väljaspoolt Eestist sisse. See meid enam nagu niivõrd tugevasti arengus edasi ei vii, kui ta kunagi seda tegi. Ja meie arengu nagu võti on see, kas me suudame investeerida oma inimressurssi selleks, et tegelikult see Eesti inimene on see, kes neid kõrgema palgalisemaid töökohti loob, ettevõtteid loob ja tegelikult seda lisandväärtust majandusse toodab ja jõukust samamoodi. Nii et hariduse puhul on tegemist selle valdkonnaga, mis vajab, mis peaks olema Eesti arengu eesmärkides nii-öelda absoluutne prioriteet number 1. Ja sellest tulenevalt ongi see pika plaani osa, kõige olulisem osa on tegelikult hariduspoliitika. Ehk siis parim pika plaani poliitika on hariduspoliitika. Hariduspoliitika tulemused ei tule homme ega ei tule ka veel järgmise valimistsükli ajal, aga need on põlvkondade ülesed pikkade investeeringute tulemid. Täna nutikalt haridusse investeeritud raha viib targema, tervema, jõukama ja elujõulisema riigi, keele ja kultuurini. Et see on üks olulisemaid arusaami, mis peaks ilmselt jõudma Eesti poliitikas esikohale. Ehk siis jällegi selleks, et saada targemaks, on vaja investeerida haridusse, see tundub iseenesest mõistetav. Aga selleks, et ka meie majandus toimiks targemini, on vaja investeerida inimeste haridusse. Selleks, et meie inimesed elaksid kauem tervena, on vaja investeerida inimeste haridusse ja selleks, et me kõik tegelikult oleksime ka jõukamad, on vaja investeerida inimeste haridusse. Ja selleks, et keel ja kultuur püsiks, täpselt samamoodi on vaja investeerida haridusse. Ehk siis, kui me räägime Eesti hariduspoliitikast, siis
Eesti 200 põhisõnum on, et meil on tegelikult vaja rohkem haridust, rohkem koole ja rohkem õpetajaid. See on väga oluline sõnum lähtuvalt sellest, mis viimastel aastatel Eesti hariduspoliitikas on toimunud tegelikult koondamine, ehk siis nii-öelda vaikselt kahanemine. Haridussüsteem on oma mahult vaikselt kahanenud, koole on kinni pandud, õpetajate arv on vähenenud, lapsi on haridussüsteemis aina vähemaks jäänud. Arvuliselt meie sõnum on see, et selline areng tuleb tegelikult Eestis peatada, meil on vaja rohkem haridust, rohkem õpetajaid, rohkem koole. Ja nüüd siis konkreetselt punktide juurde. Meie seisukoht on see, et me peame oluliselt rohkem võrreldes viimase 30 aastaga investeerima Eesti haridussüsteemi. Eesti vajab aastas umbes ligi 250 miljonit eurot lisaraha, selleks, et me suudaksime viia haridussüsteemi sellisele kvaliteedi tasemele ja sellise kättesaadavuse tasemele, mis toob meile selle tervema, jõukama ja tegelikult ka õnnelikuma elaniku. Kuhu me selle investeerime? Investeerime õpetajate palkadesse, õpetajate ja tugispetsialistide koolitustellimuse kasvu, viime ellu ühtse Eesti kooli reformi, investeerime koolimajade tänapäevaseks ja energiasäästlikuks renoveerimisse ja investeerime ka kõrgharidusse. Ja nüüd natuke täpsemini nendest summadest. Me oleme täiesti veendunud selles, et küsimus ei ole mitte ainult õpetajate miinimumpalga tasemes, mille üle on käinud kõik need viimased aastad suur vaidlus, et õpetajate miinimumtasu peaks olema Eesti keskmisega võrdväärne, vaid see, et tegelikult hea õpetaja, hea professionaal Eesti koolis peab saama 3000 eurot palka. Meil on vaja diferentseerida õpetajate palkasid, meil on vaja ehitada välja õpetajate karjäärimudel, sest hea õpetaja, kes on oma alaprofessionaal, ei pea saama miinimumtasu, täiskoha miinimumtasu, vaid teda tuleb ikkagi väärikalt tasustada, mille tulemusena siis tegelikult head õpetajad ka koolis püsivad. Selleks on vaja suurendada koolidirektoritele eraldatavat palgafondi mahtu. Seda osakaalu täna koolidirektorid saavad 17% ulatuses palgafondist ise otsustada, kuidas nad seda raha juhivad. Ma arvan, et see osakaal peab olema oluliselt suurem. Ja muidugi hoolitseme ka selle eest, et lasteaiaõpetajate ja huviharidusõpetajate palgad suureneksid samas suurusjärgus. Loome õpetaja haridusjuhi karjäärimudeli koos koormusarvestuse ja palgamudeliga. See on väga oluline, et meie õpetajatel oleks motivatsioon teha õpetajana karjääri. Tänane süsteem tegelikult seda ei soosi. Õpetajad alustavad ja lõpetavad täpselt samasuguse karjääriastme peal ja enam-vähem ka sarnase palga peal. Õpetajal on võimalik palgatõusu ja suuremat palka saada ainult siis, kui ta tegelikult teeb lisatunde ja võtab endale lisaülesandeid. Aga oluline motivatsioon oleks õpetaja ametis ikkagi väga selge karjäärimudeli välja joonistamine. Samamoodi on meie ettepanek, et me peaksime looma nendele õpetajatele, kes on väga pikalt õpetaja karjääri ehitanud, õpetaja pensioni. See on siis soodustuspension selleks, et inimesed, kes on pühendanud pikki oma tööaastaid haridussüsteemile, saaksid ka väärika pensionipõlve pidada. Ja haridusasutuste juhtide kvaliteedi tõstmiseks on oluline värbamise hindamiskomisjoni loomine. See tähendab ka tegelikult seda, et koolijuhtide värbamine tuleb depolitiseerida. Eestis on täna liigselt politiseeritud praktika, sest koolijuhte võtavad ametisse kohaliku omavalitsuse poliitikud. Ja teiselt poolt meil ei toimi täna koolijuhtide hindamissüsteem. Inimene võib eluaegselt ametis olla ilma, et teda oleks kordagi seal atesteeritud ja tema tööd tegelikult hinnatud. Nii et sellised 5 aasta üle iga 5 aasta koolijuhtide atesteerimised läbi hindamiskomisjoni on need, mis on meie programmis üks olulisel kesksel kohal. Väga oluline on see, et me Eestis lepiksime kokku, mis on tegelikult hea haridus ja hea kool. Täna me lähtume või õigemini lapsevanemad lähtuvad päris tihti hinnangute andmisel Postimehe korraldatud riigieksamite tulemuste edetabelitest, kuid me teame ju väga hästi, et riigieksamite tulemused on väga väike osa sellest, mis moodustab hea hariduse mõõdikud.
ja seetõttu Eesti 200 eesmärk haridusprogrammiga on töötada välja Eesti hariduse kvaliteedi kokkuleppe ja need koolid, kes siis selle hariduse kvaliteedi kokkuleppe mõõdikute järgi ei suuda täna veel tagada oma õpilastele head tulemust, nendele koolidele on vaja välja töötada eraldi koolipöördeprogramm, millest Aleksei ka kohe hetke pärast räägib. Nüüd selleks, et haridus oleks ühtlaselt kvaliteetselt kättesaadav üle kogu Eesti ja nagu ma ütlesin, meil on tegelikult rohkem koole vaja, mitte vähem koole, töötame me välja ka rahastusmudelid, eraldi rahastusmudelid hajaasustusega omavalitsustele, kodulähedaste koolide pidamiseks, lasteaed algkoolide, aga ka progümnaasiumite pidamiseks ja gümnaasiumite võrgu arendamiseks. Ja meie jaoks on ülioluline see, et iga laps saaks käia kodulähedases koolis, lapse algkoolis ja kuni 6-klassilises koolis käimise kodutee pikkus ei tohiks olla kaugem kui 20 minutit. Täna on ta teadupärast seaduse järgi 60 minutit ehk siis tund aega. Nüüd selleks, et meil oleks rohkem haridust, selleks, et meie noored saaksid pikema haridustee ja oleksid haridussüsteemis ka kauem, tõstame kohustusliku kooli ja 18. eluaastani ja keskhariduse omandamiseni. Täna kaob haridussüsteemist ära aastas 2000 noort inimest ja tegemist on valdavalt noormeestega, meil on sooline lõhe haridussüsteemis. Need 2000 noort ei jätka järgneva 5 aasta jooksul hariduse omandamist pärast põhihariduse omandamist, ehk siis nad sisuliselt jäävad põhiharidusega, mis on pikas plaanis Eesti inimressurssi arengut silmas pidades halb. Meil on oluline, et tänases ühiskonnas, 21. sajandi majanduses ja ühiskonnas ei ole tegelikult võimalik oma heaolu tõsta ja oma majanduslikku heaolu tõsta, aga ka mitte ainult majanduslikku, vaid ka sotsiaalset heaolu tõsta enam põhiharidusega. Põhiharidus ei ole piisav elukaare jooksul heaolu kasvatamiseks ja inimese hakkama saamiseks siin elus, mille tõttu kohustusliku keskhariduse taseme kehtestamine on oluline Eestis. Sellise sammu on ära teinud Soome paar aastat tagasi täpselt sellel samal põhjusel, et väljalangemine haridussüsteemist 16-aastaselt oli liiga suur, pluss põhiharidusega inimeste osakaal oli ühiskonnas jätkuvalt liiga suur. Ja meie jaoks on oluline ka digiõppega jätkamine, see, mis koroona ajal natukene katsetatud sai, vajab väga olulist kvaliteetset edasiarendamist selleks, et digiõppevara oleks õpilastele kättesaadav, see toetab väga tugevasti õpilaste individuaalset õpiarengut ja seda nad suudaksid oluliselt individuaalsemalt koolisüsteemis areneda. Nii. Ja minu poolt viimased punktid veel üldhariduse teemal on see, et me toetame teadlaste seisukohta, et koolipäev ei tohiks alata varem kui 8:45, soovitatavalt kell 9. See möödunud sajandi praktika või harjumus Eestis koolitundidega alustada kell 8 on puht lapse arengu seisukohalt temale mitte sobilik ja selleks, et laps tegelikult saaks koolisüsteemis ja koolis paremini õppida, on oluline nihutada meie kliimavööndis ja meie ajavööndis koolipäeva algus kella 9 peale. Ja nüüd kutsehariduse puhul, nii nagu me ka 4 aastat tagasi seda oma programmis kinnitasime, me oleme täiesti veendunud selles, et kutsehariduse tulevik on rohkem koostööd erasektoriga, sellega, et erasektor panustab ka rahaliselt rohkem kutsehariduse arendamisesse ja kutsehariduse andmisesse. Selle 4 aasta jooksul on Eestis tegelikult häid näiteid, kus erasektor on ise tegelikult kutseharidust andma asunud, on olnud viimati just eelmine nädal avatud kood Jõhvi, ta ei ole küll kutsehariduse õppekavaga, aga tegemist on näitega sellest, kuidas erasektori roll kutseoskuste ja kutsehariduse arendamisel on väga oluline ja Eesti peaks tegelikult kutsehariduse arendamisel võtma täpselt selle suuna, et erasektori ülesanne kutseõppekavade ja kutseõppe andmisel on oluliselt suurem. Kas see tähendab mingis osas ka kutsehariduse erastamist? Jah, see võib ka seda tähendada. Nii. Aleksei. Aitäh. Ka vaatama nii mikrofoni käinud üle pool. Vajab.
Okei, nüüd peaks vist korras olema. Mina valisin või väga tahan rääkida kahel eriti südamelähedasel teemal minu jaoks, mida mina olen rohkem kokku puutunud. Ja nii nagu minu hea kolleeg Kristina on välja toonud, et meil on vaja kvaliteedi kokkulepet, kuidas me hindame seda, kuidas koolid hakkama saavad, millised on tublid koolid, millised on nõrgad koolid ja see, mida kasutab praegu ministeerium, näiteks oma statistikas ei ole piisav, et sealt ei saa põhjapanevaid järeldusi teha. Ja kasutades neid teadmisi, mida me saame kvaliteedi kokkulepetest ja nendest mõõdikutest, mida me arendame välja, oleks tarvis ka töötada välja ka toetusmehhanisme ja toetusmeetodeid ja me usume, et meie lääne partnerriikide praktikal tuleks tuua Eestisse koolipöörde programmi ja alustada tuleks eeskätt Ida-Virumaal, kuna Eesti maailma parimal tasemel haridus peaks algama Narvas ja lõppema väliseestlaste jaoks välismaal, mitte ainult Kuressaares. Aga tänaseks me teame, et Ida-Viru koolid on umbes ühe õppeaasta võrra teistest maakondadest maas PISA testi tulemuste järgi ja Narva linn on teistest linnadest kas poolteist või siis ühe aasta võrra maas ja on isegi poole õppeaasta võrra maas maapiirkonna koolidest ja seetõttu see on maakond, kust võiks alustada meie toetusmeetmetega ja me usume, et koolipöörde programm aitab meil tõsta hariduse juhtimise kvaliteeti ja kindlasti tõsta ka õpilaste akadeemilist sooritust, akadeemilisi teadmisi ja nende keeleoskust. Ehk siis koolipööre ei peaks tõstma ainult nende piltlikult öeldes PISA tulemuste või akadeemiliste teadmiste programmi, vaid see peaks toetama ka üleminekut ühtsele eestikeelsele koolile ja koolipöörde programmi siis fookuses on tippjuhtide toomine probleemsetesse koolidesse ja neile andmine rohkemate instrumentide andmine selleks, et nad saaksid neid tulemusi üles viia, eesmärkide kehtestamine, kuhu peaks jõudma 2, 3, 5 aasta pärast ja siis nende eesmärkide hindamine, kas siin on jõutud või mitte. Ja lisaks nendele koolidele on ka tarvis taristu renoveerimise või ülesehitamise fondi ja siis igale koolile peaks koostama eraldi plaani. Ja teine asi, mis on ka ülimalt tähtis olnud Eesti 200-le alates meie loomisest alates on üleminek ühtsele Eesti koolile ja me leiame, et üleminek eestikeelsele haridusele, mis on läbinud teise lugemise praegu Riigikogus, on väga oluline ja vajalik, aga seal on ka puudujääke ja Eesti 200 ettepanek selles osas on suurendada kontakti muukeelsete laste vahel ja eestikeelsete laste noorte vahel selleks, et tuua muukeelseid noori eestikeelsesse meelsesse inforuumi ja kultuurilisse ruumi päriselt, et mitte nii, et nad on eraldatud oma koolides, kus nad peaksid selle eesti keele selgeks õppima. Ja meie lähtume oma praktikates teaduspõhisest lähenemisest, meil on olemas Tartu Ülikooli poolt koostatud mudel ja teadlaste poolt on välja töötatud soovitus, kuidas seda ellu viia ja meie siis kindlasti lähtume sellest teaduspõhisest mudelist, mis on juba olemas. Ja igasugu tähtajad on igati vajalikud, aga ei ole vaja kiirustada, tormata selle üleminekuga, et peaks koostama igale koolile eraldi reformikava ja toetusmeetodeid selleks, et nad siia edukalt ka päriselt jõuaks. Ja minu poolt on kõik. Nii, aitäh, Aleksei, ja paar sõna ka meie kõrgharidusprogrammi osast, hariduse programmist tervikuna. Kõrgharidus ei ole Eestis selles mõttes selles pikas plaanis vähem oluline. Ma arvan, et Eesti ambitsioon ei peaks olema ei väiksem ega suurem kui see,
et üks Eesti kõrgkool ja tõenäoliselt on tegemist Tartu Ülikooliga, jõuaks ikkagi lähima 4–8 aasta jooksul maailma tipp 100 ülikooli hulka. Edetabelis Eestile oleks see nagu suur saavutus, sest see näitab ka meie jõudmist ka kõrghariduse tasemelt maailma tippude hulka. Täna me oleme seal tippude järel esimeses 300-s, aga Helsingi ülikool on maailma parima 100 ülikooli hulgas ja ma arvan, et Eesti ambitsioon peaks olema sama. Investeeringud kõrgharidusse ei ole olnud piisavad ja see ei ole mitte kellelegi üllatus, sellest on nii palju viimasel ajal räägitud, et alates tasuta kõrghariduse põhimõtte sisseviimisest on kõrghariduse rahastus pidevalt proportsioonina SKP-st langenud. Et perioodi jooksul 2013, kui siis kehtestati tasuta kõrgharidus, kuni näiteks aastani 2020 on kõrgharidus kulunud raha kasvanud eelarvest küll 15% võrra, nüüd meil lubatakse jälle 15% tõusu. Samal ajal näiteks sama perioodi jooksul, 7 aasta jooksul on SKP kasv olnud 42% ja keskmine palk on tõusnud 53%, ehk siis meie riigi või valitsuse investeeringud kõrgharidusse on oluliselt alla kukkunud võrreldes sellega, kui tugevasti on kasvanud meie majandus ja inimeste sissetulekud. Seetõttu minimaalne maht, mida me peaksime kõrghariduse rahastamisel eelarves planeerima, investeeringuna on ikkagi 1,5% SKP-st. See oleks üsna võrdväärse meie naabrite Soomega, kes investeerib samamoodi 1,5% SKP-st kõrgharidusse. Aga kui me vaatame meie naaberriike, neid riike, kellel on ka tasuta kõrgharidus, ehk siis kellel üliõpilased ise ei tasu kõrghariduse eest, siis näiteks Taanis on kõrghariduse investeeringu osakaal SKP-st 2,3%, Norras 2,1%, Rootsis 2,3%, et me näeme, et kõik investeerivad Eestiga võrreldes oluliselt rohkem, kohati ka 2 korda rohkem kõrgharidusse, kui Eesti investeerib ja me oleme selles mõttes maha jäämas. Seetõttu me toetame tänases mahus tasuta eestikeelse kõrghariduse andmise jätkamist. Me ei toeta seda, et me viime kogu kõrgharidus märkimisväärselt suurele tasu peale õpilase jaoks, sellepärast et see võib tähendada Eestile ajude äravoolu, ehk siis noored lähevad õppima meie naaberriikidesse, kus on võimalik õppida tasuta. Aga samal ajal me kindlasti tühistame selle rumala keelu, mis täna seaduses on, mis keelab ülikoolidel õpperaha küsida eestikeelses tasemeõppes. Ehk siis, et ülikoolidel peab olema võimalik korjata üles turult ikkagi see raha, mis täna olemas on nende inimeste käest, kes sooviksid oma õppe eest maksta ja valdavalt see puudutab siis täiskasvanu elukestvat õpet, kes tahavad ülikooli tagasi tulla ja eestikeelses õppes õppida ja neilt tasu küsimine on täiesti õigustatud, sealt tuleb ka see lisaraha kõrgharidusse. Väga oluline osa meie programmis on õppelaenusüsteemi reform. Täna on Eestis olukord, kus õppelaen ei ole absoluutselt atraktiivne, sellest rahast ei ole võimalik Eestis täna ära elada üliõpilaseks olemise ajal, mille tõttu võrreldes ükskõik millise teise riigiga meie piirkonnas Eesti üliõpilastest väga suur osa töötab. Töötab osaliselt selle tõttu, et tööturg ise tõmbab neid, aga tegelikult osaliselt ka selle tõttu, et elamiseks on raha vaja. Ja selleks, et tudengid saaksid tegelikult pühenduda täiskohaga õppimisele, on väga oluline, et õppelaenusüsteem toimiks kompensatsioonina elamiskulude katjana. Selle tõttu on vaja suurendada õppelaenu mahtu vähemalt 6000 euroni õppeaastas, tuua alla õppelaenu intressideks ka riigitoetus seal ning pikendada tagasimakste perioodi kuni 25 aastani. See toob tulemuse, kus õppelaen muutub tudengile atraktiivseks. Suurem osa tudengeid tegelikult sel juhul eelistab tööl käimise asemel keskenduda täiskohaga õppimisele ja on võimalik tõsta ka sellega tegelikult kõrghariduse kvaliteeti. Ülikooli õppejõuna ütlen teile, et kõrghariduse kvaliteet on langenud selle tõttu, et tudengitel ei ole täna võimalik 24-tunnisest ööpäevast pühendada piisavalt tunde õppimisele ülikoolis ja me oleme õppejõududena sellepärast väga tõsiselt hädas, et ühelt poolt on vaja käia tööl, teiselt poolt on vaja käia koolis, aga koolist saadud haridus tegelikult ei ole piisavalt hea, sellepärast, et lihtsalt ei jää aega tegeleda hariduse omandamisega ja õppelaenu reform on siin väga oluline. Me tahame luua toetus- ja laenuskeemi maailma tippülikoolides õppivatele eestlastele, ehk siis aastas nii-öelda lähetada
umbes 100 Eesti noort õppima välismaale nendele erialadele, mida Eestis ei ole võimalik õppida ja mida Eestis ei ole mõistlik õppekavadena ka välja arendada. Meie lähipiirkondades on väga tugevaid erinevaid kosmose- ja tuumaenergeetika õppekavasid, näiteks siinsama Stockholmis lähedal on väga maailma tipptasemel tuumaenergeetika õppekava. Selle asemel, et Eestis seda õppekava ise hakata välja arendama, on mõistlik, ma arvan, toetada stipendiumitega eestlaste õppimist Stockholmis tuumaenergeetika õppekavadel, aga neid näiteid on veel, nii et tahame, et meie inimesed saaksid võimalikult parima hariduse ja et me suudaksime koolitada ka neid spetsialiste, mida Eesti tuleviku majandus vajab ja selleks on seda laenu- ja toetusskeemi vaja välja töötada. Tahame üle rõhutada oma programmis, et välisüliõpilased on Eesti kõrgharidusele väga oluline osa. Siit on viimasel ajal poliitikas liiga palju kosta olnud sellest, et välisüliõpilased ja inglise keeles õpetamine on probleem. Tegelikult inglise keeles õpe moodustab alla 20% ülikoolis toimuvast õppest. See ei ole asi, mis tapaks ära või ujutaks üle eestikeelse õppe. Eestikeelne õpe on jätkuvalt vähemalt 80% kõikide ülikoolide toimuvast õppest, aga välisüliõpilasteta ei oleks Eestis teatud erialasid enam. Ehk siis, et välisüliõpilased on need, kes hoiavad üleval nii mõndagi eriala, kus Eesti üliõpilaste puudus on väga suur ja välisüliõpilased loomulikult tagavad ka selle hariduse kvaliteedi konkurentsivõime. Me igatepidi toetame välisüliõpilaste jätkuvat õppimist Eestis, ülikoolide rahvusvahelistumist, aga oleme väga ka seda meelt, et välistudengitele panna peale ootus, et nad peaksid oma õppeperioodi jooksul Eestis õppides siiski eesti keele omandama, kas ta on siis B1 või B2 tasemel, aga sellel tasemel, mis võimaldaks neil Eesti tööturul edukalt edaspidi hakkama saada. Nii, see oli siis meie poolt praeguseks kõik. Kadri, kas sa loed meile ette siis küsimused, mis on tulnud? Ja, ma tuletan kõigile veel meelde, et küsimusi saab esitada chati kaudu, seal on väike mullikene, vajutas sinna peale, saate kirjutada ja ma loen need ette. Et praegu on tulnud üks küsimus. Teil oli kirjas 25 miljonit euro investeeringuteks. Eestis on circa 500 üldhariduskooli, igale siis circa 50 000 aastas. Kas sellest piisab, et olukorda parandada? Tegelikult on see minimaalne summa. Ma arvan, et kui me tahame teha väga maksimaalselt head programmid, me peaksime sinna 1 nulli juurde kirjutama. Et sisuliselt on investeeringute maht ikkagi 250 miljonit, on see, mis on vaja maksimaalse programmi elluviimiseks selleks, et täita ära kõik need ettepanekud, mis me ka haridusprogrammi endale planeerinud oleme. Ja rohkem küsimusi mul ei ole. Et äkki keegi veel kirjutab, aga nii kohe loen järgmise küsimuse. Küsimus seoses kutseõppe ja erasektori vahelise koostööga. Teie sõnastasite, et eesmärgiks on soodustada. Mida soodustamine tähendab? Kas näiteks rahaline toetus erasektorile? See soodustamine tähendab seda, et kutseõpped peaksid tulevikus ideaalis andma erasektori ettevõtted või nad on kutsekojad, mida siis moodustavad erasektori valdkonna ettevõtted omakeskis, aga pearaha, rahastus tuleb ikkagi tegelikult riigieelarvest, nii nagu ta täna ka tuleb, ehk siis, et eraettevõtja ei pane kogu oma raha ja kogu kutseharidus ei ole selles mõttes erastatud 100%, et ettevõtja investeerib oma raha ja õppija siis maksab selle õppe eest, vaid õppe jääb jätkuvalt õppijale laias laastus tasuta, riik maksab pearaha, aga kutseõppe andja on erasektor. Ja sellepärast, et erasektor on tegelikult see, kes tulevikus ju need inimesed ka endale tööle võtab ja kus tegelikult selle eriala areng kõige kiiremini toimib. Mul tuli küsimus või? Tahab kommenteerida? Ei, ma ei taha seda kommenteerida, ma lihtsalt tahtsin rääkida sel teemal, et tegelikult meil on mõned punktid ka alushariduse kohta, et me ei ole teda täiesti ära unustanud, kuigi see jäi sellest esitlusest välja, et ma küsin seda, et mis on meie põhipunktid lasteaedade osas? Me ütleme kohe ära selle, et meie ei ole tasuta lasteaiakohtade toetajad, küll aga on meil punkt selle kohta, et lasteaiakoha tasu peaks olema tulumaksuvaba, ehk siis, et sealt peaks tulumaksu osa vanematele siiski väiksem, selle võrra väiksem tasu olema
ja alushariduse õpetajate nii-öelda koolitustellimuse suurendamine, nende palga tõstmine klassiõpetajatega võrdsele tasemele üle Eesti, et ta on küll valdavalt täna 90% klassiõpetaja tasust, aga meil on ikkagi omavalitsusi, kes jätkuvalt seda ei täida. Ma arvan, et see nõue, et tegelikult alushariduse õpetaja abi ja alushariduse tugispetsialistid saaksid õpetajatega võrdväärselt miinimumtasu. Kas Eesti 200 toetab õuesõppe võimaluste suurendamist? Absoluutselt. Ma arvan, et need head praktikad, mis täna Eestis on nii õuesõppe lasteaedadega kui ka nende koolidega, kes on muutnud õuesõppe osa õppekavast väga suureks, ma arvan, neid praktikaid tuleks kindlasti laiendada üle Eesti. Kui me rääkisime siin kvaliteedi kokkuleppest, et meil on vaja hea hariduse kvaliteedi kokkulepet, siis see kvaliteedi kokkulepe ei sisalda ainult akadeemilisi näitajaid. See sisaldab laste vaimset tervist, laste füüsilist tervist, kes seal haridussüsteemis on ja selles koolis käivad. Ja vaimse ja füüsilise tervise üks olulisemaid osasid on õues olemine ja õues õppe ja aktiivõppe läbi nii-öelda õues osalemise. Õues õpitakse mitte sellepärast, et õues käiakse vahetunnil, vaid õues tegelikult toimuvad ka tunnid. Eraettevõtja saab näiteks hea koolituskompetentsiga spetsialisti palgafondi osaliselt siis nii-öelda riigi vahendites katta, sest tegemist on nii spetsialisti, koolitaja kui ka ettevõtte töötajaga. Küsimus jäi segaseks natukene. Ma vabandan, ma ei saanud täpselt küsimusest aru. Kirill, et ma siit lugesin selle ette, mul on, kuna Joel, ma näen, et Joel on autoroolis, siis ma luban Joelil teha erandi ja lasen tal kõva häälega küsida oma küsimust. Joel. Ja, tere, aitäh teile ja väga hea ettekanne. Tõesti väga vabandan, alt ei saa hetkel nii ütelda, aga eestikeelse haridusele üleminek, et Riigikogus on see läbinud nüüd teise lugemise, et me teame, et see murekoht on nii-öelda eesti keelt kõnelevate õpetajatega, et kuidas me näeme, et kas see asi töötab, kust võetakse need õpetajad, mis meie saame teha või peaks see üleminek olema kuidagi muud moodi lahendatud, et ma ei tea, järgmise aasta sügisest hakkab esimene rühm lasteaias pihta ja kes siis kasvab kuni 12. klassi lõpuni välja eestikeelsel õppel, et ta oleks nii-öelda sujuvam ja jätkuks ka personali. Aitäh. Mina olen praegu selles Haridus-Teadusministeeriumi ülemineku nii-öelda grupis. Meid viiakse kurssi selle olemasoleva plaaniga, mis praegu on ja 2024 algab see üleminek ja siis eeldab seda, et alusharidus 1. ja 4. klass terves Eesti Vabariigis õpib eesti keeles selleks ajaks. Ehk siis selleks ajaks on vaja mõned sajad õpetajaid ja kuidas siis seda saavutatakse, ongi see palga tõstmine lubatud karjäärimudel, kuigi praegu selleni pole veel jõutud ja mõned ülikooli tellimused veel ja siis tegelikult ministeeriumil oli päris hea plaan selle kohta, et kuidas siis tõstetakse iga-aastaselt ka õpetajate palkasid ja nii edasi. Ja et ma leian, et laias laastus võib olla pluss-miinus ei jõua nii palju õpetajaid välja koolitada või motiveerida haridusmaastikule jääda, et võib-olla mõned sajad õpetajad jäävad puudu aastaks 2030, aga põhimõtteliselt see on õige suund. Ja meie seisukoht selle juures on see, et tõepoolest iga kohalik omavalitsus ja iga kool võiks omada oma ülemineku plaani ja lisaressursse selleks, et selle ülemineku teostada. Ja siis teiseks on see, mis on täiesti puudu ülemineku plaanis, nii nagu ma tõin välja, et ei ole räägitud ja plaanitud kontakti muukeelsete laste vahel ja eestlaste vahel, mis tähendab seda, et nad on ikkagi segregeeritud päeva lõpuks ja isegi aastaks 2030 tõenäoliselt. Ja meie täiendame seda kava tulevikus sellega, et me viime ikkagi noored kokku ja Eesti kultuuri ja keelt massidesse. Kui me kohustame noori käima gümnaasiumis ja nad tunnetavad seda vastumeelsena, siis kas ei ole ohtu, et me jõuame gümnaasiumiga sinna, et me hakkame aina enam ja enam lihtsustama õppekavasid, et kõik sealt läbi saaksid? Ja kohustuslik ei ole mitte gümnaasium, vaid kohustuslik on keskharidus.
keskharidust on võimalik omandada ka kutseõppeasutuses, ehk siis, et kõik noored ei pea minema gümnaasiumi, gümnaasium on ja jääb akadeemilise haridussuuna nii-öelda üheks etapiks, aga kutseharidus, mida täna on võimalik veel jätkuvalt, aga väga väheses ulatuses siiski saada ainult põhihariduse baasid ilma keskharidust omandamata. Ma arvan, see jääb minevikku, see tähendab seda, et iga kutseõppeasutusse minev õpilane omandab kutsega koos keskhariduse. Sellepärast see põhjus on ka selles, et tal jäävad tulevikus lahtiseks kõik edasiõppimise võimalused. Kui ta omandab keskhariduse tunnistuse kutseõppeasutuses, on tal võimalik jätkata ka 35-selt nii-öelda elukestva õppenormis ülikoolis, eks ole. Täna, kui ta jääb põhiharidusega, siis tema haridustee seal ka lõpeb. Ja see on see, millest me räägime ja see ei tähenda seda, et kõik lähevad gümnaasiumisse, vastupidi. Me tegelikult loodame selle seaduse muudatusega saavutada seda, et aina rohkem noori tegelikult läheb kutseõppeasutustesse. Kui eesmärk on rohkem haridus, siis kuidas tagada õpetajate järelkasv juurdekasv? Need meetmed, mis me ette lugesime, loomulikult kõige olulisem on palk. Kui palk ei ole nagu konkurentsivõimeline tööturul, siis ei hakka noor absoluutselt selle peale isegi mõtlema. Teine asi on õpetaja karjäärimudel. See, et noor inimene tegelikult näeks, kui ta alustab noorema õpetajana ja tema miinimumpalk on see, mis tal täna, eks ole, on õpetaja täiskoha miinimumpalk, siis milline on tema üldine karjääriperspektiiv. Tal peab olema mingi võimalus haridussüsteemis karjääri teha, täna tal seda ei ole, eks ole. Kolmas, millega me motiveerime, on see, et kui sa ikkagi valid selle karjääri ja pühendad sellele karjäärile 20 või enam aastat, siis on sul nii-öelda väärikas eas ka väärikas riigi tugi olemas. Ehk siis, et sa tead, et seda karjääri valides on sul väärikas riigi tugi olemas ka siis, kui sa oled sealt karjäärist nüüd lahkumas või kavatsed, eks ole, tegelikult karjääri muuta. Ja ma arvan, et väga oluline roll tegelikult õpetajate järelkasvul ja õpetajate hoidmisel koolis on koolijuhtidel. Kooli juhtimise kvaliteet Eestis on äärmiselt seinast seina ja kõikuva tasemega ja tihti noored õpetajad lahkuvad koolist sellepärast, et on ülekoormus, sellepärast, et juht ei motiveeri, sellepärast, et kool ei paku arenguperspektiive ja see kõik on tegelikult kvaliteetse juhtimise taga. Nii et ma arvan, et seal on ka see võti, kus me peaksime ja me peamegi järgmise 4 aasta jooksul väga palju tähelepanu pöörama kooli juhtimise kvaliteedi tõstmisele, juhtide hindamisel, juhtide karjääri nõustamisele ja nii edasi. Ja omalt poolt lisaks siia veel seda, et äärmiselt oluline on tasakaal tasu ja koormuse vahel, mis õpetajatel on. Ja kui me räägime täna, et kuskil hakkab õpetaja saama brutotasu kuni 3000 €, siis see ei maksa kinni ülekoormust, ei maksa kinni läbipõlemist ja kõike seda, mis on, nad ikka lahkuvad päeva lõpuks sealt süsteemist. Ja meie plaan on see, et on kindlasti esiteks vaja tuua koolidesse rohkem tugispetsialiste, kes võtavad sellist tugi teenusta või lisatähelepanu igal sammul pakkumist õpilastele natukene koormust maha õpetajatelt ja teiseks lisame koolidesse mina näen seda kui õpetajad keskastme juhid, kellel on natuke teistsugused ülesanded, olgu selleks alustavate õpetajate toetamine, olgu selleks igasugu koolituste, metoodikate väljatöötamine, koolituste korraldamine ja nii edasi, õpetajad, metoodikud ja see on osa sellest karjäärimudelist, et sa ei pea andma 25 kontakttundi, et saada selle täissuuruses palga ja isegi enamat. Ja tegelikult see loogika on see, et kõigepealt tuleb oluliselt rohkem inimesi saada õpetajateks ja tugispetsialistideks, siis rohkem õpetajad, siis me saame rohkem koole ja siis me saame rohkem haridust. Et see on see loogika, et me ei saa rohkem haridust, kui meil on aina kahanev inimeste hulk, kes haridussüsteemis töötavad. Tegelikult natuke te juba vastasite järgmise küsimuse vastuse, et kuidas me saaksime õpetajaid koolis hoida nii, et nad seal läbi ei põleks, et võib-olla tahate midagi, on veel midagi juurde. Me peame lihtsalt väljuma sellest süsteemist, mis meil täna on, et meil on direktor, meil on õppealajuhataja ja siis meil on suur mass õpetajaid, kellel on põhimõtteliselt ühetaolised ülesanded, ühetaoline palk ja ainuke viis tegelikult sellest ühetaolisest suurest koormusest välja saada on lisatunde võtta selleks, et muuta oma tööd koolis siis diferentseeritumaks, et sellise organisatsiooni süsteemiga me väga kaugele areneda ei saa. Esiteks on laste individuaalsed vajadused kõik väga erinevad, eks ka õpetajad selles
nii-öelda kolleegid või selles organisatsioonis töötavad õpetajad peavad olema väga erineva ettevalmistusastme ja võimekusega ja erineva palgaga, erineva koormusega, sest te ei kujuta ette, et juhite ettevõtet, kus on direktor ja siis on 2000 täpselt ühesugust inimest, kes teevad täpselt ühesuguseid asju. Niimoodi ei ole võimalik tegelikult kvaliteetset tulemust saavutada, nii et kool peab muutuma diferentseerituks ka selle professionaalsuse astme poolest, mida need õpetajad seal koolis pakuvad. Kas on plaanis muuta klassi suurusi, eriti põhikoolis? Mina olen seda meelt, et Eesti peaks minema klassi suurust vähendamise teed. Võib-olla suurtes linnades, kus õpilaste arv on nagu väga suur, on see veel eriti kriitiline. Väiksemates kohtades täna Eestis see nagu väga kriitiline ei ole, aga ma arvan, et sellised põhikooli 3. astmes üle 25 klassid on juba tegelikult see, mis viib ka selleni, et meil näiteks poisid mingil hetkel lihtsalt hakkavad haridussüsteemist välja kukkuma ja me ei suuda ka selle kaasava hariduse, on just see suur element tegelikult toas on see kaasav haridus. On selles mõttes suur element toas, et me ei ole suutnud kaasavat haridust üles ehitada niimoodi, et ta tegelikult õpilastele ka päriselt annaks tulemust. Et olgem ausad, tunnistame seda ausalt, see ei tööta täna sellisena, niimoodi ta edasi minna ei saa, ega kaasav haridussüsteem vajab muutmist ja selle tõttu on vaja tegelikult vähendada klassikomplektides õpilaste arvu. Mis plaan on teha kooli tulema mitte eesti keelt rääkiva õpilasega, kes liitub näiteks 5. klassis? Kas on plaanis ka tugi luua selleks või süsteem? Ja, ma arvan, et ideaalis see mudel, mida Eesti 200 taotleb, on see, et see õpilane ei peaks nii-öelda juhuslikult liituma eestikeelse õppeklassiga 5. klassis ilma, et tal oleks üldse mingi ettevalmistus eespool, et ta tuleb, eks ole, täiesti venekeelsest süsteemist ja siis ta liitub 5. klassiga ja lõppkokkuvõttes ei tule sellest midagi head, sellepärast et see klass ise nii-öelda kannatab, õpetajal on raske ja õpilane ka tegelikult tulemust ei saa. Aga kui sellised olukorrad on, siis ma arvan, et nendele koolidele, kus neid juhtumeid on palju, ma tean, et neid juhtumeid on palju Ida-Virumaa koolides ja Tallinna koolides, et nendele koolidele tuleks kindlasti anda see lisaressurss, kaasa arvatud seesama palgafondi, direktori palgafondi suurendamine, mille sisse tuleks arvutada juurde siis nii-öelda erijuhtumite jaoks erirahafond. Küsimus alushariduse kohta. Praegu on lasteaias olemas õpetajad ja õpetajate abid, kes ei pea olema pedagoogilise kogemusega ega haridusega. Selle suve alushariduse muutmise eelnõus oli teemaks, et tuua lasteaedadesse abiõpetajaid, kellel oleks oma roll ka kasvatustegevustes. Millised mõtted on selles suunas? Kas lasteaedadesse tulevad abiõpetajad? Ja lasteaedadesse on abiõpetajaid, kellel on pedagoogiline haridus bakalaureuse tasemel, või siis ta on tugispetsialist, eks ole, sotsiaalpedagoogika või koolipsühholoogia, lastepsühholoogia arengutasemel, et neid abiõpetajaid on lasteaedadesse juurde vaja. Nende jaoks on tegelikult, me hetkel veel programmi otseselt seda kirjutanud ei ole, aga tõenäoliselt jõuab see valimiste ajaks nagu valmis. Meil on välja töötamisel nii-öelda koolipsühholoogide ja tugipersonali eriprogramm, kus Eesti riik paneks täiesti eraldi raha alla sellele, et me suurendaksime üsna hüppeliselt tugispetsialistide osakaalu haridussüsteemis. See tähendab koolitustellimuste läbirääkimist ülikoolidega, see tähendab omavalitsustele eraldi selleks palgafondi eraldamist, nii-öelda preemia palgafondi eraldamist oluliselt suuremal määral, see täna on, aga kindlasti toetame seda, et abiõpetaja lasteaias esiteks oleks ta pedagoogilise või vastava haridustasemega ja et neid oleks täna oluliselt rohkem. Kooli kohta sarnane, et kuidas lahendada kvalifikatsioonile mitte vastavate õpetajate probleem, üheaastased lepingud, kuigi nad töötavad juba aastaid samas koolis, kas neil oleks võimalik mingitel tingimustel kutset saada? No ülikooli tuleb ju minna, selles mõttes, et teistmoodi ei ole võimalik õpetaja kutset saada, et õpetaja kutset saab ülikoolist. Ma arvan, et see on probleem. See on probleem võib-olla ka täna selles, et koolijuhid ei ole piisavalt näinud vaeva selleks, et inimesed, kes nende koolis töötavad, vastaksid kvalifikatsioonile. Ja ma arvan, et see laheneb ära siis, kui me pöörame tähelepanu koolijuhtide endi atesteerimisele ja nende töö tulemuslikkuse hindamisele, et kui inimesel täna ei ole õpetaja kutset, siis ta ei peaks täna õpetajana töötama. Meil on Eestis puudu arste, õdesid, õpetajaid, teenindajaid, IT-spetsialisti ja nii edasi ja nii edasi. Kas meil ikka on kõigi jaoks, kas meil ikka kõigi jaoks ja kõige jaoks inimesi jätkub?
jätkub. Küsimus on prioriteetide seadmises, et kuhu me täna, keda me täna koolitame, kui palju me suudame noori meelitada õpetajaharidusse või hooldajatööd tegema. Arstide puudus tegelikult Eestis ei ole. Meil on perearste puudu. Meil ei ole üldarste tegelikult suure laias laastus arstidest isegi puudust ei ole. IT-inseneride ja paljude inseneeri erialade puhul mina küll näen seda, et me peaksime välisressurssi kasutama, ehk siis välistudengeid, kes tulevad nendel erialadel õppima, omandavad keskastme tasemel ka eesti keele ja täidavad Eestis tööturul nagu neid nišše, aga õpetajate puhul ja hooldajate puhul me ju teame kindlasti seda, et see peab olema eestlane, kes seda tööd teeb, et me ei saa välismaalasi õpetajaks koolitada, et seal on vaja oma inimesi sinna suunata. Ja mul on tunne, et me oleme jõudnud oma küsimusse. Ei, aga väga palju küsimusi oli ja suur tänu nende küsimuste eest, et see küsimused alati võimaldavad ka endal mõtted selgemaks rääkida. Jah, ja ühesõnaga sellega meie tänase haridusprogrammi pressikonverentsi lõpetame. Aitäh, Kristin, aitäh. Suur tänu kuulajatele. Ja aitäh kõigile. Nägemist. Head aega. Väga.